Tere! Olemegi jõudnud nüüd oma 3. moodulisse ja selles moodulis otsime vastust küsimusele, kas sõna on vaba. Nagu ikka, tuleb 3 tundi ja lõpetame selle mooduli testiga. Ja esimeses tunnis on mul väga suur rõõm ja au tervitada Lavly Perlingut, kes oli alles hiljuti Eesti riigi peaprokurör ja teab väga palju vabadustest, õigustest, karistustest. Tere tulemast, Lavly! Tere! Ja kuna ma olen lubanud noortele, et me alati räägime ka sellest, et mis on ametid, kuna nemad peavad varsti hakkama valima ülikooli ja kõike muud, siis mis või kes on prokurör? Et see on selline amet, millega enamik meist õnneks elu jooksul kokku ei pruugi isegi puutuda. Aga kelleks saada tasub tahta, sest töö on ülimalt huvitav. Prokurör on seaduse järgi on ta riiklik süüdistaja. Kui veel keerulisemalt öelda, siis meie seadus ütleb, et prokurör on kohtueelse uurimise juht ja esindab kohtus riiklikku süüdistust. Mis see tähendab? Esiteks on prokurör jurist. Teiseks, mina olen ligi 25 aastat teinud prokuröri tööd teadmisega, et ma kaitsen inimesi, ma kaitsen meie riiki ja ma teengi seda sellel kujul, et kui keegi kuriteo läbi on väga haiget saanud, siis minu ülesanne on seaduse alusel esiteks koos oma meeskonnaga, kas siis politseist, kaitsepolitseist, Maksu- ja Tolliametist, koguda tõendeid, mis tõendaks süüd. Teiseks läbi selle näidata kannatanutele, et riik on nende poolt, riik proovib neile seda õiglust tagasi anda ja luua. See on minu jaoks prokuröri töö. Ja igapäevaelus tähendab prokuröri töö täiesti rutiinivabad tegevust. See ongi see, et sa koos oma meeskonnaga eeluurimise ajal otsid tõendid ja kohtus on see, et sa veenad kohut selles, et need riigi kogutud tõendid ja see, mida sa laua peale paned ja see, mida sa karistusena küsid, on just nimelt see õige ja õiglane lahendus kurja eest. Okei, aga prokuröriks õpitakse ju õigusteaduskonnas. Prokuröriks õpitakse prokuröriks ei õpita õigusteaduskonnas. Õigusteaduskonnast tulevad välja nii-öelda juristid. Nii. Ja juristid hakkavad siis nüüd mõtisklema ja valima. Küllap nad teevad seda ka juba enne lõpetamist, et millise suuna nad siis valivad. Et kõigepealt nad valivad õiguse suunad, kas see on avalik õigus, see on kõik, mis on seotud riigiga, kas see on karistusõigus, menetlusõigus, on see hoopis tsiviilõigus, mis on erasuhted ehk inimeste vahelised suhted. Ja teiseks nad siis hakkavad loomulikult otsima, on see erasektor, on see avalik sektor. Ja kui see siis on nagu veel avalik sektor, need, kellele meeldib otsida taga seda tõde ja õigust, kes ei karda tööd, teinekord 24/7, aga saavad vastu selle, et see on töö täis missiooni. Need siis tulevad või lähevad prokuratuuri konkursile ja läbi selle on siis võimalik saada kõigepealt abiprokuröriks ja siis juba valida oma suunda prokuratuuri sees. Et kas on need rohkem varavastased kuriteod, on need isikuvastased kuriteod, on see majandus, on see korruptsioon, see kõik toimub juba prokuratuuri sees. Aga mis sinu valik oli alguses? Minu valik oli, ma läksin prokuratuuri 96. aastal ja ma läksin sinna sellepärast, et mind oli köitnud 6. või 8. klassis väga üks ühiskonnaõpetusõpetaja, kes oli tulnud meie klassi ja kes rääkis kohtust nii inspireerivalt, et ma olin pärast tunni lõppu otsustanud, et ma lähen kohtusse tööle. Ma ei teadnud, kas ma hakkan advokaadiks, prokuröriks või kohtunikuks, aga see, et see on minu koht, seda ma teadsin. Aga ma alustasin Tallinna kesklinna politseijaoskonna üldkuritegudega. Üldkuritegudega see tähendas alates liiklusjuhtumitest lõpetades vargustega, aga ma väga kiiresti liikusin narkokuritegevuse vastu võitlemise peale, sealt edasi tuli juba organiseeritud kuritegevus ja mul on olnud võimalus töötada nii Tallinnas kui Ida-Virumaal ja
mida aega edasi, eks seda keerulisemaks lähevad ju asjad ja ma tunnistan ausalt, et ma arvan, et ma olen uhke selle panuse üle, mille ma olen andnud korruptsioonivastasesse võitlusesse. Ma arvan, ma olen uhke selle üle, et ma olen olnud riigivastaste kuritegude praktika looja. Aga ma arvan, et ma olen võib-olla kõige uhkem selle üle, et kui oli pronksöö, mida noored ei mäleta. Enamik olid väga noored. Siis prokuratuur sai oma ülesannete väga hästi hakkama. Et toona olin mina Põhja juhtivprokurör, sest prokuratuuri ülesanne on kõike seda teha, võidelda kurjuse, ebaõiglusega, luua õiglust alati seaduse alusel. Ja kui on kriisid ja on keeruline ja sul on 1000 kinnipeetavad, siis see on kõige õigem, et sa säilitad alati selle, et õigus tuleneb seadusest. Seadus on ülimuslik, et seda ei tohi mitte kunagi unustada. Okei, aga nüüd on, et meil eelmine moodul oli just juttu ka ajakirjandusest ja tuli välja selline, et ajakirjandus suhtekorraldustelg. Et ma saan aru, et prokurörile kohtunik on nüüd eraldiseisev, aga et advokaat on siis nagu prokuröri, ütleme just selline teisel pool lauda seisev isik. Jaa, kuigi eks kõik on elus suhteline, ma kujutan ette nii, nagu te jõudsite ka ajakirjanduse suhtekorralduses selleni, et kokkuvõttes on ju juristide puhul oluline, et nad kaitseks inimeste õigusi, on see siis ühel või teisel pool lauda, teeks seda alati vastavalt seadusele. Ja jah, et kui me räägime kriminaalmenetlusest, siis see on advokaat ühel pool, advokaat kaitseb kahtlustatavat, süüdistatavat, aga advokaat võib olla ka kannatanu kaitsja. Tänapäeval võib ta isegi tunnistajaga olla seotud. Ja prokurör on siis teisel pool lauda. Prokurör kõneleb riigi nimel ja on ikkagi ennekõike kannatanu poole peal. Aga nii nagu prokurör ei saa olla pime, ta peab arvestama alati ka süüdistatava õigustega. Nii nagu ma ütlen, ka advokaat päris sageli siiski mõtleb ka kannatanute poole peale ja advokaatid ise kindlasti ütleks siin kohal, et kriminaalmenetlus on vaid üks osa advokaatide tööst. Et advokaatide põld on märksa laiem, et nemad on ikkagi õiguse asjatundjad igal pool, kus inimesel õigusabi vaja läheb. Ja tsiviil on kindlasti lihtsam kui kriminaal, et seal on pigem varalised kui... Eks ka lihtsus on, tänapäeva õigus ei ole kunagi lihtne, sellepärast, et seda luksust ei saa ammu enam keegi lubada, et kui sa oled prokurör, siis sulle piisab kriminaalõiguse tundmisest. Ei. Sa pead siiski kursis olema nii tsiviilõigusega, et kätte saada ka kurjategijatelt vara. Sa pead olema kursis haldusõigusega ja nii edasi, et mõnikord pead sa olema, ma mäletan oma praktikast juhtumeid, kus on selgeks tulnud teha küll sõiduauto bensiinipaagi ehitus ja nii mõnigi teine põnev asi. Et kui sinna midagi peita annab. Aga me jõudsime ka õiguste teemani. Et tegelikult oleks mul hästi huvitav, et kui me räägime õigustest ja vabadustest, siis üks asi on see, et mida vabadusena, et inimesele tundub, et vabadus, see tähendab, ma võin kõike teha, kõike minna, kõike öelda. Aga mis on selline vabadus või õigusjuura või ütleme just inimese poolt, kes on seda näinud kohtusaalis ka, et ei ole absoluutset vabadust või on absoluutne vabadus, et teen nii, nagu tahan? No mis on vabadus? Eks vabadus on ju õigus valida. Vabadus on õigus valida ja õigusmaailmas ma küll tahaks väga arvata, et ühiskondlikult üldse lõppeb ühtede inimeste vabadus sealt, kus algab vastutus. Või siis teistpidi öelduna, et sa oled nii vaba oma valikutes, et see ei hakkaks piirama teiste vabadusi. Ehk lihtsad asjad, et ma ei tea, et kui mina tahan mingit asja saada, siis mul ei ole ju absoluutset vabadust minna ja see asi võtta, sellepärast, et kellelgi on omandi õigus sellele ja temal on see õigus ja temal on samasugune õigus oma vara omada. See tähendab, et need kaks õigust põrkuvad. Me räägime sõnavabadusest, siis sõnavabadus ju tähendab alati vastutust. Et kuulamas on meid täna noored, kes on ikkagi peaaegu täiskasvanud. Kui ma
oma lastele seda seletan, kes on väiksemad, siis ma alati ütlen, et sa tohid öelda teistele ainult seda, kui sa mõtled oma peas, et kui seda sulle öeldakse, kuidas sa ennast tunned, kas sa saad haiget. Ja kui sa saad haiget, siis see peaks olema sinu vabaduse piir, seda sa teha ei tohi, et teisele haiget teha. Nüüd täiskasvanute maailmas on loomulikult see keerulisem, et ei saa olla selline väga selge see piir, aga teiselt poolt ta ikkagi, ei ole olemas sellist must-valget piiri, et siit jookseb sõnavabadus. 100 kaasused või juhtumid Eestis ja välismaal otsivad seda piiri, teooriad otsivad seda piiri, olgem ausad, ajakirjandus, kes on alati sellise sõnavabaduse kants, otsib ise ka seda piiri. Et kui te mõtlete aega 10-15 aastat tagasi, siis kindlasti meie kommentaariumid näiteks olid märksa vabamad ja tunduski, et see on sõnavabadus. Ühel hetkel hakkas ajakirjandus ise piirama oma sõnavabadust. Täna nad ei luba üldjuhul selline, ma julgen öelda, mõistlik ajakirjandus, kes hoolib ühiskonnast kui tervikust, ei luba laamendada, ei luba vihakõne oma kommentaariumites, vaid see on vaikselt piiratud. Kas see on sõnavabaduse piiramine? Mõned ütlevad, et on. Mina jään selle juurde, et ei, sellepärast, et sõnavabadus ei saa tähendada vastutuse puudumist. Aga mis seal üldse, sest ega ajakirjandus nüüd päris niisama, sest see modereerimine on päris suur töö. Et see kommentaaride hulk ja päevas, seal on eraldi inimesed. Et kas seal olid mingid kohtukeisid või asjad, mis neid sundisid võib-olla eetilisemad teed valima või nad lihtsalt ise üks päev ärkasid, et kas? Seda kindlasti tuleb ajakirjanike käest enne kõike küsida, aga ma siiski arvan, et see on selline ühiskonna arengu tulemus. Ehk ühel päeval tajuti, et sellele vabadusele teisel kaalukausil peab olema vastutus. Ja see vastutus, ja kui seda hakatakse tajuma, ma arvan, ühiskonnas väga paljude probleemidega on see, et küsimus oligi, et kus on nagu see vabadus juriidilises mõttes, et jurist ikkagi tahab vaadata, et siin on vabadus ja siin on vastutust. Ei saa olla nagu absoluutselt vabadust. Ja ühel hetkel sellele vabadusega koos käib vastutus. Ja ma küll loodan, et see ei tulnud nagu, et on olnud Eestil nii-öelda Delfi kaasus, kellel huvi on, leiab üles inimõiguste kohtust selle juhtumi, aga mitte üks kaasus ei muuda tavaliselt praktikat, vaid see on ikkagi mitu asja koos. Et tavaliselt kõige tugevamad regulatsioonid on sisemised regulatsioonid. Kui hakatakse samamoodi tajuma seda ühiskondlikku vastutust, et selline lauslaamendamine sotsiaalmeedias ja valimatu sõnade kasutamine, mis teeb kellelegi haiget, see ju sunnib mingi osa hästi vaikseks. Ja nendelt me võtame justkui siis ära selle sõnavabaduse. Ja et ei juhtuks seda, et üks väga lärmakas seltskond, kes laamendab, karjub, kasutab koledaid väljendeid, et nemad räägivad sõnavabadusest ja nemad siis räägivadki. Aga ülejäänud jäävad nagu järjest vaiksemaks ja vaiksemaks, mis see ühiskondlikus vaates kaasa toob, on ju see, et selle vabaduse egiidi all juhtub hoopis vastupidine asi. Ainult üks grupp, selline valjuäälne kisakõride grupp karjub, aga ülejäänud viisakad inimesed ütlevad, las ta olla. Aga see tähendab, et arvamuste paljusus pigem ju väheneb, mis on sõnavabaduse mõte. Et sõnavabaduse mõte on ju see, et inimesed on vabad oma arvamusi levitama, avaldama arvamust, sest kui on palju arvamusi, siis see on sellisele üldise arengule kasulik. Kui me surume ühed maha. Okei, aga sa mainisid vihakõne. See on jälle termin, mida palju kasutatakse, aga keegi täpselt aru ei saa, et mis asi on vihakõne. Et kui igaüks meist on vihastunud, võib olla öelnud oma lähedasele, võib olla mõnele tänavalt midagi inetult, kas see on kohe vihakõne? Vihakõne või vaenukõne, see on juba esimene asi, et mille üle me siin arutame, et kas see on nüüd siis hate speech, kas ta eesti keeles tõlgituna on vihakõne või on ta nagu vaenukõne. Aga vihane kõne ei ole vihakõne. Vihakõne on taunitav, see on vale, see on väär ja ma julgen väita, kuigi juristide puhul Eestis järgneks pikk diskussioon, kas on või ei ole tänapäeval vihakõne Eestis keelatud. Mina väidan, et on.
ja seda seadust tuleks rakendada. Ehk see tähendab inimest diskrimineerivatel põhjustel tema solvamine, tema vastu vägivallale üleskutsumine ja nii edasi, et on see siis soolisel, on see usulisel põhjusel, need on kõik seaduses ette toodud ja ka inimõiguste deklaratsioonis kajastatud sellised diskrimineerimisalused, et kui sa nendel põhjustel hakkad üles kutsuma inimesi mingisuguse grupi vihkamisele, siis see on vihakõne. Ja see ei ole okei. Aga see grupp, kes ta on, sest oli vist enne 2010, kui oli see üks inimgrupp Ahju, kes on ajalooliselt, ütleme, kannatanud selle all. Ja see läks kohtusse välja, see oli puhas vihakõne. Samal ajal nüüd, ütleme, seksuaalvähemused, ma saan aru, on ka kaitstud grupp. Aga kas ma lihtsalt, ma ei tea, punapead oksa, kas see on nüüd lihtsalt vihakõne või see on mul mingi inimgrupi vastu, aga... No ta pigem ei ole, aga ütleme, siin tulevad mingisugused sellised muud sellised kriteeriumid mängu, nagu lihtsalt solvamine ja kaugemal ulatudes ka laimamine, aga et see nüüd, ütleme, punapea näite puhul ei ole, aga solvamine on ikkagi solvamine, et ta pigem Eestis on just nimelt nagu selline inimestevaheline tsiviilõiguslik teema. Et miks nagu kaitstakse, ja need ei pruugi alati muideks vähemused olla, et need võivad olla ka enamused, et küsimus on just nimelt, et mis need põhjused on, et need on need soolised, rassilised, usulised põhjused. Et kui sa nendest tulenevalt seda gruppi hakkad ründama, hakkad sõnadega ründama, et kutsud üles mingi grupi kohta, et ma ei tea, alates vägivallast, lõpetades nende vara hävitamisega ja see on see, et need on reeglina ju need situatsioonid, mida inimene ise muuta ei saa, ta on sündinud või see on nagu tema olemusega väga tihedalt seotud, et siis sa ei sellel põhjusel kedagi kutsuda üles vihkamisele, see on vihakõne. Et lihtsalt see, et see ei pea üldse, et vihakõne tihti ei ole isegi selle vihaemotsiooniga seotud, et see on mingi sügavam selline... Ei, ma isegi julgen öelda, et see vihakõne, mis inimeste sees toimub, eks seda on ka nagu otsitud, et kas need lärbavad vihased sellised kas või poliitilised jõud, et kas nad nüüd on emotsionaalselt ka vihased või on seal nagu hulk teatrietendust, aga iva on selles, et kui sa kutsud üles ühe grupi vastu, siis sellele on nagu etteaimamatud tagajärjed. Ja see toodab ühiskonnas vägivalda, see paneb terve gruppi ühiskonnast ennast tundma halvasti, alaväärsena, hirmul ja nii edasi. See ei ole nagu inimühiskonnas... Aga kui nüüd mõni, ütleme, siin praegu videovaataja näeb kuskil, ütleme, sellist tõesti rassilist LGBT kogukonna, mis iganes tugevad nagu sõnumit, et sellele, mida ta teha saab? Mina ütlen alati, et õigussüsteeme tuleb teavitada nendest juhtumitest. Ja see ei tähenda alati seda, et tulevad vilkuritega autod ja see ei tähenda alati seda, et kohe ka sellele juhtumile järgneb selline suur täiepõhjaline menetlus, aga oluline, et see info oleks olemas. Et kui ühes, ma ei tea, väikses kogukonnas ikkagi mingisugust gruppi hakatakse nagu kiusama, siis kui sa sellest esimesest või teisest või sellest ühest juhtumist, mida sina märkad, teada ei anna, siis see kipub olema nagu lumepall. Ja keegi annab veel ja keegi ei anna teada ja need inimesed seal on ja elavad ja peavad selle kõigega toime tulema. Et pigem tasub teada anda ja minu meelest ei tohi ka seda karta, et tänapäeva õigussüsteem, ükskõik kas me räägime politseist või prokuratuurist, nad on ka nii diskreetsed, et kui ei taha seal sellist suurt tähelepanu sellele, siis see kõik on võimalik. Lihtsalt inimeste kaitseks, kes võivad väga haiget olla saavad ja saavad ka tulevikus haiget, nende kaitseks tasub märku anda. See tegelikult kehtib iga sellist turvalisust puudutava teema osas. Et kindlasti ei tohi öelda, et niikuinii midagi ei juhtu, niikuinii kõik on karistamatud, et ei ole.
Aga lihtsalt võib aega minna veidi. andke märku ja ega neid juhtumeid Eestis on, et jälle juristid vaidlevad, et kas vihakõne juhtumeid Eestis on liiga vähe või liiga palju, et kas neid statistiliselt peaks rohkem olema või vähem olema. Mulle endale jälle tundub, et üks on statistika ja teine on see nagu see meie enda selline taju ja suhtumine. Et siis ma alati ütlen, et kas sellele peab tähelepanu pöörama? Jaa, kogu aeg. Ja tuleb ka seletada, et miks see on taunitav, miks see on vale, mis see kaasa võib tuua ühiskonnas. Aga et kas me nüüd statistika pärast peaksime nagu rohkem asju tegema, et sellega ma ei ole kunagi nõus olnud. Et kõik ei pea kohtusse viima? Ei, iga asja puhul on oluline see, et need, kes väärivad kaitset, need saavad kaitset. Ja et neil tekib see sisemine tugevus, et see on minu ühiskond ka ja mul on õigus siin elada sellisena, nagu ma olen. Aga kui me nüüd noorte teemad, tegelikult ma ütlen, gümnasistid on vist kõige mõistlikum vanusegrupp, kui me võtame sünnist surmani interneti kasutuse poolest, vähemalt minu isiklik selline kogemus ütleb. Aga samas just põhikool, kõik see, mis on olnud, on seda küberkiusamist asju, hiljem tuleb teda kahjuks jälle üsna palju ja eks gümnaasiumis on ka lihtsalt vähem kui võib-olla muudes eluetappides. Ja küberkiusamises on väga palju sõnadel just rõhku, sest sa ei saa ju virtuaalselt, sa ei saa minna kellegi ninaveriseks lüüa, sa ei saa teda füüsiliselt haavata, aga sa saad teda läbi sõnade, läbi piltide, läbi videode tegelikult väga palju haiget teha. Et kui palju sinu meelest, tähendab, ma ei tea, peaprokurör tegeleb kindlasti suuremate asjadega, aga kui paljud noored üldse lähevad abi otsima või kuidas sa julgustaks seda, et kui nad satuvad, sest nendel ei pruugi see asi nii hull olla? Esiteks jälle, kui te näete, tunnete, kuulete, andke märku. Et täiskasvanud võivad vahel olla taipamatud, nagu me teame, aga nad tulevad appi. Et see on, ma arvan, minu esimene sõnum. Teiseks, jah, ega siis see küberkiusamine ei ole midagi inimesest eraldiseisvat. Hing on inimesel, mis haiget saab. See noore inimese hing, mis haiget saab, on ju päris. Jah, need sõnad on kübersõnad, aga need tagajärjed võivad olla, nagu me teame juhtumitest, hirmsad. Sellepärast jällegi ei ole mõtet oodata, et see lumepall liiga suureks läheb, et kas seal tekib juba vägivald või suitsiidikatsed, mida me teame, millega võivad küberkiusamised lõppeda. Selleks, et ära hoida kõige hullemaid asju, tuleb väikestest asjadest märku anda. Et teine asi on see, et tuleb ka väga selgelt kehtestada sellised oma reeglid, kas oma sõpruskonnas, ja see reeglite kehtestamine ei tähenda mitte seda, et võtame paberi, et hakkame reegleid kirjama. Mina usun kokkulepetesse, ma usun ootustesse. Ehk see, kuidas me omavahel suhtleme, seesama, mida me lastele süstime, et suhtle nii, nagu sa tahad, et sinuga suheldakse, see kehtib ju igas eluetapis. Ja võt sellised kokkulepped ja selline nagu märkamiskultuur on teine kindlasti, et kui sa näed, et kuskil keegi hakkab sattuma kas ohvriks või et neid selliseid nooli, mis hakkab lendama kuidagi väga ühes suunas ja need lähevad järjest teravamaks, et siis tuleb ikkagi väga selgelt ka seda märgata ja julgeda öelda stopp. See ei ole enam naljakas, jah. Sest see sekkumist me ise tahaks ka noortelt ausaldades rohkem näha ja võib-olla just gümnasistid, kui nemad näevad rohkem seda noorte info välja, sest mina täiskasvanuna võin sinna TikToki minna. Mina ei näe, ütleme, sama sisu, ma ei näe neid sama seda trollimist, seda kiusamist. Aga see on ka kindlasti hästi oluline teema, et üks on jah, et märka, sekku, palu abi. Aga üks mõtlemiskoht on kindlasti, et ka vanemad, me ei saa vanemaid välja kirjutada sellest inforuumist. Ja et kahjuks ma ka oma eelmises elus nägin neid juhtumeid, kus on näha küberkiusamine ja selle asemel, et seda taunida hakkavad vanemad omavahel siis nagu vaidlema selle üle, et kellel on õigus või kellel ei ole õigus. Et minu meelest täiskasvanud peavad nagu aru saama, et tavaliselt see, mida nemad juba näevad, siis kui see nendeni jõuab, on juba kestnud mõnda aega
ja ta on ületanud juba mingisugune piir, et keegi juba saab haiget. Et minu meelest see sõnum nagu peaks olema ühene, ükskõik kummal pool sa siis oled, et kas sinu laps tegi või sinu lapse suunas tegid. See ei ole okei. See lõpeb siin. Ja pärast siis nagu vaielge täiskasvanuna omavahel kuskil nurga taga selles mõttes edasi. Ja soovitavalt nii, et lapsed ei näe. Nii, et lapsed ei näe, et nagu see käitumine muutub selliseks, et aga minu laps ei teinud ja minu laps tegi ja mis ta siis paneb selliseid pilte ülesse, siis nagu sa hakkad õigustama, siis sealt saadakse, ja ma arvan, noored teavad seda meist paremini hoogu juurde. Seda kindlasti, aga tegelikult nüüd internetis toimuvad igasugused imelikud anomaaliad. Näiteks paar aastat tagasi mul sattus ette selline lugu nagu Momo. Ma ei tea, kas sina lapsevanemana kuulsid selle? Et mina kuulsin sellest algusest täitsa kogemata oma õhtustel koolitustel, järjest rohkem uuriti, et kas ma tean, kes on Momo. Mingi hetk oli nii, et kõik koolitusel osalejad, ma olin Tartus, olid eri koolidest, eri klassides kohal, kõik teadsid. Siis ma tundsin, et peaks nagu mingi hoiatus üles panema, panin oma Facebooki seal turvalise internetilehele ja see levis nagu kullu tuli. Ja siis tekkis järgmine probleem, sest Momo dünaamika oli see, et ütleme see kiusaja teeb endale selle imeliku näoga profiilifoto, paneb konto nimeks Momo, ükskõik kas või WhatsApp, Facebook, Insta, nad tegid igale poole. Ja siis hakkab nii-öelda trollima enda tutvusringkonna noori või isegi endast väiksemaid. Ala, ma tean sinust kõike ja siis midagi. Aga häda oli selles, et mida seal teha, kuna neid kontosi ma mingi hetk üritasin lugeda, aga Facebook jäigi kerima neid või tuhandeid. Ja ega seal ei saanud aru, kes mis riigi oma on ju. Ja siis vanemad, keda nagu oli hoiatatud, siis selle asemel, et nii-öelda lapsele toeks olla, osad sõimasid lapsed läbi. Et mis asja sa suhtleb Momoga, kuigi kogu dünaamika oli see, et see kiusaja võtab sinuga ühendust. Et kas sellisel juhul, kus on üldse mingi võimalus, sest seadus, ütleme, et isegi kui väga suur soov on politseil või prokuratuuril, siis see on tegelikult nagu võimatu püüda sellist, ütleme, sest see oli liikumine, see ei olnud üks isik. Ei, aga ma ütlen selle kohta, et üldiselt see on pidevas arengus ja mina olen prokuratuurist 2 aastat ära olnud ja õigussüsteemist 2 aastat. Ma olen kindel, et ka selle viimase 2 aasta jooksul on see areng veel kiiremaks ja tugevamaks ja tõhusamaks läinud. Et sellel küberkiusamisel, meil on lõppude lõpuks on meil veebikonstaablitest kuni IT-tehnoloogiani välja, mis ikkagi väga selgelt aitab selliste juhtumitega tegeleda ja leida üles need kurja juured, aga ma ütlen veel kord, enne kõike leida ka üles ohvrid ja pakkuda neile abi, sest mis juhtub selliste kiusamisjuhtumitega on ka see, et need, kes tulevad kiusama, nad sunnivad seda last või seda ohvrit vaikima. Ja vaikimine ja see, et kui sa sellest nüüd teatad, siis mis kõik sinuga juhtuma hakkab, see tähendab vaikimine loob hirmu ja see loob tegelikult selle, et need ohvrid jäävad üksi oma hirmuga. Aga mis mu sõnum on see, et esiteks jah, ega see kübermaailm ei ole lihtne, aga ma arvan, et esiteks see areng toimub täna, see on toimunud kogu aeg, nii nende tööriistade suhtes, seadusandluse suhtes, et see järjest rohkem nagu on ikkagi selline, mida tajutakse, et see ei ole okei. Mis on veel väga oluline, mulle väga meeldib mõte ikkagi sellest, et me peaksime koolis ja miks see on tänapäeva tegevus, tegelema rohkem sellise nii-öelda targa kodaniku kasvatamisega. Ja targa kodaniku puhul on ikkagi ka see infokirjaoskuse teema. Et ma siin viimasel ajal olen siin-seal öelnud, et äkki me olemegi tagasi seal ajas, kus mäletate kunagi väga ammu, kui saadeti lapsi kooli, aga vanavanemad polnudki teinekord koolis käinud, siis ju lapsed õpetasid ka vanavanematele kirjaoskust. Ja võib-olla me tänases selles infomaailmas oleme seal samas, et sageli meie lapsed ja lapselapsed on targemad selles maailmas kui meie. Mis tähendab seda, et esiteks tuleb seda sellist infokirjaoskust anda kõigile, eakatele, vanematele ja loomulikult kogu aeg noortele, et see ongi just nimelt nagu koolihariduse osa, et ma saan aru, mis on ohtlik, mis ei ole ohtlik, kuidas valida, millist infot usaldada, millist mitte. Me jõuame sellest küberkiusamisest välja ka tegelikult tavaliste uudisteni.
Et milliseid infokanaleid ma siis usaldan, milliseid mitte. Sellepärast, et me teame, et tänase infokülluse juures on see üks korralik väljakutse. Ma ei usalda ühtegi ma juba viimasel ajal. Ma arvan, et see on üldiselt on see, ma arvan, peaaegu et ainuõige ehk minu sõnum on alati ka see, et kriitiline mõtlemine on see, mida ei tohi unustada ja see ei ole asi, mis iseenesest meile kaasa sünnib. Sellega peaks koolis tegelema, et sa kogud infot, aga kuidas nüüd peas toimub selle info ekseldamine, kuidas see kriitilise mõtlemise arendamine toimub, vaat see peaks koolihariduse osa olema. Aga nüüd ma tahan küsida, kas vale info levitamine on kuidagi paragrahvi all? Et kui ma sest miks ma küsin? Asi on see, et ma tegelen, ütleme, see küberturbega, turvalise internetiga ja isegi selle küberkiusamisega on ikkagi võimalik, sa teed kuvatõmmised, esitad, saab midagi. Kõige keerulisem teema, millele minul isiklikult rohtu ei ole peale selle kriitilise mõtlemise, mis tegelikult alati ei aita, on vale info, sest seda tuleb nii palju, teda on tohutult raske tuvastada, ma ise pean ennast üsna hea nagu ütleme kriitilise mõtlemisega inimeseks, aga ma lähen ise õnge, olen läinud mõned korrad, ma ei suuda iga uudise puhul nii kriitiline enam olla, lihtsalt mul aju on ära väsinud. Ja samas, kui ma tuvastan, siis okei, ma raporteerin Facebookile, mõnikord võetakse maha, mõnikord ei võeta, on ju, aga see on nagu lõputu võitlus, et... Ja ta ongi, ja suure tõenäoliselt ta ka jääb lõputuks võitluseks, sest kui me hakkame nagu minema üksikult üldisele, siis sellised, et ma ei tea, ühe inimese kohta vale info levitamine võib olla küll paragrahvi all, aga ma arvan, et see on ainult nagu piisk meres probleemist. Ehk tõsine probleem ongi just nimelt nagu sellises ühiskonna teadvuses, et just nimelt, et sul on kriitiline mõtlemine, kuidas siis tuvastada valeinfot. Sellega ju tegelevad tänasel päeval, me teame, terved autokraatlikud riigid, et valeinfot levitada. Et siin ei ole ühte sellist reeglit, et kui sa teed nii, siis sa ei lange valeinfo. Seda ei ole olemas. Seda ei ole olemas. ehk pigem on ikkagi need küsimused, et kuidas teha nagu võimalikult palju ise, et säilitada see kriitiline mõtlemine, leida üles. Ma arvan, et sa teed väga õigesti, kui sa valeinfost teavitad, et see on jällegi nagu üks selline nagu midagi hästi elementaarset, nagu ma ei tea, metsa alt prügi üleskorjamine, sa ei jaluta mööda, vaid sa võtad selle üles. Et nii nagu sa näed nagu teadvalt valeinfot, mis võib jõuda tuhandete, kümnete tuhandete inimesteni, must on see selline hea kodaniku käitumine, et sa sellest teada annad. Aga eks sellega on ka kuskil selline terve mõistuse piir, eks ju, et jälle meie kõige kallim vara on meie aeg, et keegi meist ei saa tegeleda sellega, et lõputult istuda kuskil internetis või sotsiaalmeedias ja otsida valeinfot ja teavitada sellest. Ma arvan, ka siin on, kui me vaatame ise kas või ajakirjandus või veebisaitidel ringi, siis on ju tore see, minule väga meeldivad need, kus ajakirjandus ise asub nagu faktikontrolle tegema ja kui ikkagi siis nagu ilmubki väga selgelt uudis peale see vale. Ja ma arvan, see on väga õige, et ma ei tea, siin me jõuame niimoodi sujuvalt vaikselt nagu kogu sellest infoühiskonnast, näiteks ka poliitikani. Ja ma arvan küll, et kui ikkagi nagu ühele inimesele, kes on sõna võtnud valija näeb, et tal 3 korda ikka vale nagu peale kirjutatakse tema uudisele seoses, et ta on esitanudki vale fakte või vale väiteid, et siis ta võiks ikka järgmistel valimistel väga selgelt mõelda, et mis inimene see on, et kellele aga kas siin ei olegi probleem on see, et kuna seadus ei reguleeri otseselt, on ju, et selline otsene, kui minu kohta valetatakse, ma saan kohtusse kaevata, on ju. Nagu on selline üldised valed, et isegi kui ma tuvastan, et seal on faktid on valesti, siis ega mul seal ei tule mingit menetlust, see on ainult selline ühiskondlik väärtus. Samas olgem ausad, et siin vähemalt kui me võtame erakonna puhul, on neid faktikontrolle tehtud nii palju kui vähegi võimalik ja ometigi tundub, et nagu inimestel on sellest ükskõik. Seal on omaette teemad, eks neil ongi oma infoväli ja nende inimesed on seal oma infoväljas ja seal on väga raske midagi muuta. Aga jälle, ega seaduste regulatsiooni või menetlustega muudab vähe. Me ju ei kujutaks ette, et me hakkame või et kes see siis nagu hakkab käima kohtus nende valeväidetega. Ma vahemärkusena muidugi ütlen, et
et mul on näiteks hea meel, et ikkagi inimesed, ütleme, kui on nagu vale, et järjest rohkem kas või ma ei tea, meedianõukogudesse, kohtutesse pöörduvad nende selliste väidete ümberlükkamise eesmärgil. Aga jälle, et see vale, ega siis vanast ajast on teada meil see, et seni kuni tõde püksid jalga jõuab, on vale ümber maailma juba tiiru teinud. Ja see kehtib ka tänases inforuumis veel rohkem. Ja et see oleks täiesti mõeldamatu, kui me hakkame ressursse sinna peale panema, et me hakkame menetlema neid, sest siis see info muudkui elab edasi. Aga et kus see nüüd kuldne kesktee on, et kuidas nagu ühelt poolt saada see maha, et see info ei leviks, see peaks olema nagu eesmärk, mitte nagu menetlused. Aga ega siis ütleme teadlik valeinfo levitamine, et oleneb, mis eesmärgil seda tehakse, et ma arvan ikkagi, et seal üks on nagu kohtujuhtumid, teine on nagu praktika, aga kolmas on kas või sama poliitiline tasand. Ma nagu siiralt usun, et ühel hetkel ikkagi nagu inimesed hakkavad tajuma, et need, kes nagu, kelle kohta ikka kogu aeg ilmub, valetab, nad hakkavad ka aru saama, et kui nad valetavad ajalehe veergudel, siis nad valetavad ka elus. Ja, Lavly, aga kas praegu meil ei ole see, et meil on tegelikult 2 meediat? Meil on nii-öelda, ütleme, mulle ei meeldi see todakas silt tavameedia ja alternatiivmeedia, aga ma arvan, see ütleb kõige paremini, on ju kuulajatele, mida ma mõtlen. Ja on mingi seltskond, kes tarbib nii-öelda ühte meediat, teine seltskond teine. Ja mõlemad meediad väidavad, et teises meedias toimuv on kallutatud või ei ole korrektne. Ja ega me tõenäoliselt kõlab nagu võib-olla julmalt selliste 4, 5, 60 aastaste väljakujunenud isiksustega ei suudagi muuta enam neid inimesi, et nad sealt sellistest meie jaoks alternatiivsetest infoväljadest välja tirida. See ongi keeruline. Mida saab kindlasti teha, et kui me siin mõtleme nagu välispoliitilisel tasandil, siis üritatakse teiste riikide mõjuga meediakanaleid, ma ei tea, sulgeda ja hoida vaos ja et kindlasti on võimalusi, mida veel teha. Aga mida me saame teha, on ikkagi just nimelt täna meid vaatavaid noori mõjutada. Nagu jõudma oma teadlikus elus nende infokanalitele, mille puhul on punkt 1 aluseks teadus, me oleme väga selgelt teadususku, punkt 2 asjatundlik ja professionaalne meedia, millel on omad kriteeriumid. Ja kui me nagu tegeleme sellega, siis ma usun, et me ikkagi anname ühiskonnale rohkem, sest kui me hakkame tänapäeva meedia puhul on ka keeruline see, et ei ole see, et paneme kinni. Vanasti oli, ma ei tea, oleks olnud, ma ei tea, 30 aastat tagasi ühes meediakanalis hakkab ilmuma väga palju valet, paneme meediakanali kinni. Täna see ei ole ju võimalik. Sellepärast, et meediakanaleid, kust infot saada, on tuhandeid, juba neid viise on nii palju. Et ei ole võimalik, sulgemine ei ole lahendus. See, mida me ikkagi teha saame, on see, et oma järeltulevat põlve nagu õpetada ja kasvatada võimalikult sellisel kujul, et nendel oleks kriitiline mõtlemine ka juba nende infokanalite tarbimisel, et nad kui saaks aru, et miks see kanal ja mitte see kanal, miks ma usun teadust, aga mitte nagu libateadust ja mis asi on nagu teadus tänases maailmas. Aga kas siin nüüd kui rääkida noortest, siis noored ei tarbi üldse eriti meediat, kui ma ei käsi neil mõni artikkel läbi lugeda, et muidu ei saa testist punkte kätte. On erandeid, aga enamik noori pigem on TikTok, on Instagram, on nii-öelda sotsiaalmeedia kaudu, mis tuleb. Ja võib-olla siin lõpetuseks ka, et näiteks kui siin on selliseid suunamudija on sõna, mis ühelegi noorele ei meeldi, influencer, ütleme inglise keeles, et ka nendel on see, et on neid, kes on väga, väga toredad, väga adekvaatsed, teevad, ma ei tea, oma mängude teemad, mingid, toidu, aga on ka neid, ütleme nii-öelda suuri eeskujusi, kes kahjuks annavad oma panuse kogu selle valeinfo, ütleme selles sõnavabaduse pahupoole levikusse. Et võib-olla nüüd ongi küsimus, et kui vaatavad need inimesed, et miks nad peaksid siiski ka aitama noortel nii-öelda orienteeruda, et mis see missioon olla võiks või selline väike üleskutse, et see missioon on sulle endale parem paik elamiseks. Nii lihtne ongi.
sest ja ma usun, et ka siin on hästi palju minu meelest positiivseid näiteid, kus just nimelt nagu sellised noored influencerid ise tajuvad oma vastutust selle ühiskonna eest. Ja mina nagu olen nagu tulihingeline selline koostöös uskuja. Ma usun, et kõik räägivad ühiskonnas sildade vahelisusest, aga ma tõesti usun, ja seda tulebki teha. Noored ja vanad põlvkondadega, influencerid ja klassikaline meedia kokku panna, selles mõttes, et noored ja vanad, et see ongi, ja ma arvan, et ja lõpetuseks ma võin öelda, et ma arvan, et see on selline üldine ühiskondlik teema, et kui mina sõidan oma lastega maale, siis see, mis toimub, on ju see, et mina tahaks kuulata Vikerraadiot, nemad tahaks kuulata hoopis Star FM-i nad ei taha, nemad tahavad kuulata Powerit või My Hitsi. My Hits on ka jah. Et mis me nüüd siis nagu teeme? Et tore näide on see, et kui ma nagu kehtetakse iseennast, ütleks, ma olen täiskasvanud, ma olen vanem, minu reeglid. Panen nad kuulama ilmtingimata Vikerraadiot. Et kas see on nagu lahendus? Ma võin öelda, et meie lahendus on pool teed või vahel ma olengi lasknud neil rohkem kuulata, sest see, mis juhtub, kui ma kuulan nende kanalit, ma võin öelda, et ka mina olen mõned väga head laulud sealt leidnud. Ja ma arvan, et see on lihtsalt nagu väike näide sellest, et vahel tuleb astuda sinna teise maailma sisse ja selles on nagu võti, mitte neid proovida sulgeda, mitte neid kinni panna, mitte öelda, et see kõik on nagu väga vale ja ärge seda kuulake. Ainult selle käitumisega me lükkame nad ainult sügavamale sellesse inforuumi. Minu meelest need võtmed on pigem ikkagi see, et hoida uks lahti, et me näeme sotsiaalmeedias meeletult gruppe, kus ma kujutan ette sina ja mina hoiame kahe käega peast kinni ja mõtleme, kas see kõik on päriselt. Ja ometi on seal 100 ja 1000 inimesed, kes seda usuvad. Ja nüüd ei aita ju see, et me nagu mida rohkem me lihtsalt ütleme, et paneme kinni, nad teevad uue grupi. Ütleme, et see kõik on vale, et see kõik on väga, siis nad järjest rohkem seal kütavad üksteist ja see elab edasi. Et jah, ega seal ei ole ühte selget retsepti, aga ma usun, et kogu aeg tuleb proovida hoida see uks lahti, mitte lasta noortel sinna juurde minna. Ja selleks tuleb lihtsalt mitte panna oma energia sellele, et tegeleda sellega, mis kõik on vale, vaid proovida tegelikult ehitada neid süsteeme, mis on õiged ja pakkuda neid lahendusi noortele, et ei kaoks see kontakt ära. Ja mis siis, et võib-olla ma väsingi ära My Hitsis pärast tunni ajast kuulamist, siis ma teen seda ikkagi sellepärast, et ka see on minu ühiskond ja need on nagu minu lapsed ja ma pean käima nende infoväljas. Jah, see oli väga hea lõpetus. Aitäh sulle. Ja ma loodan, et saite siit mõtteid. Et kõige olulisem mõte on see, et kui järgmine kord lähete nüüd sotsiaalmeediasse siit kiiresti peale tunni video vaatamist, et vaadake, mis seal on hästi ja mõelge, kuidas reageerida, kui midagi on halvasti. Et ärge kartke sekkuda, kui te näete näiteks, et väiksematele liiga tehakse. Kui te näete midagi, et on halvasti ja kohe ei viitsi tegutseda, siis vähemalt tehke kuvatõmmis. Sest internetist mõnikord ei leia infot uuesti üles ja hea on ikkagi jäädvustada, kui midagi on valesti. Ja kindlasti ärge unustage, kes nüüd vaatasid kohustuslikus korras, siis ärge unustage testi tegemast ja järgmine nädal juba uus teema. Ja teistele lihtsalt tänan tähelepanu eest. Nägemist! Aitäh!